Sinumaks ärkap täpselt kel 1 öösel. Kopsud astuvat valvesse kel 3. Neerut töötavad oma maksimaalsel voimsusel syydä paiku, kui sinä arvad, et koku kehä puhkab. Ja kui sa ärkad kel 3 öösel, vaatat lakkeja ei suuda uinuda, siis se ei ole unehäire. Se on sonum. Konkreetne täpne sonumorganilt, mis on joudnud oma piiril ja vajapsuta hellepanu. Kassa oled kunagi moelnud, miksi se juhtub just sel tunnil. Mitte kel 2, mitte kel 4, vai täpselt kel 3. Miksi jos silmat avanevat nagu kellavärk, iga kord samal minuutil, kuigi sa ei seadnud ärata ja kella? Miksi sa tunnet sel hetkel midagi, millele sul pole soonaa? Midagi raskust rinnus midagi vana. Midagi, mis ei ole täpselt kurbus ega täpselt hirm, aga on kuskil nende 2 vahel. Hiina meditsiinis on se tund olnut teada yle 2500 aasta. Mitte ligikaudu, mitte umpkaudu, vai täpselt. Kel 3-5 hommikul on kopsude aeg. Ja kopsud Hiina meditsiinis ei ole lihtsalt hingamisorgan. Kopsud on leinale ja läbi töötamata kurbuselle vastavad organid. Kopsud kannavat seda, mida sa ei ole suutnud lahtilasta. Inimesi, ketä oled kautanud. Elusid, mitä oled elanud poolikult. Sonu, mitä pole öeldud. Pisaraid, mitä pole nutud. Sa ärkad kel 3 öösel, kuna sinu kehä räägib sulle. Ja tänään sa saad loopuks aru, mitä ta ytleb. Igal organil sinu kehas on oma kell. Se ei ole metafor. Se on biologillinen fakt, mille eest sai Nobel-auhinnan meditsiini ja fysiologia alal aastal 2017 Japani Tidlein Yoshinori Oosumi, kellelle tänusellelle avastuselle avaneska autofaagia mekanism kehä iseenda puhastussysteem. Aga enne teda aastaid varem toistasi Jeffrey Hall, Michael Rosbash ja Michael Young, kuidas igal rakul on sisemine kellamekanism, mis ei soltu päikesevalkusest, temperatuurist ega su teadlikust tahtest. Se mekanism töötab iseseisvalt. Se mekanism on 2 miljardit aastat vana. Ja se mekanism määrab, millal su maks puhastab vere, millal su nerut filtreerivad, millal su kopsud lähevad sygavasse öisessä töösse ja millal nad tahavad, et sa pööraksid neile tähelepanu. 2500 aastaset Hiina-arstid kirjeldasid seda systeemi ilma mikroskoobi, ilma laborita, ilma geneetilise analyysita. Nad nimetasid seda kitsirkulatsiooniks, elujouringluseks läbi 12 peamise meridiaani. Iga meridian vastutab 2-tunnise ajavahemiku eest ööpäevas. 12 meridiaani, 12 korda 2 tundi, kokku 24 tundi. Täpne ring, suletut systeem. Ja tänämil kaasaegne kronobiologia, teadus, mis uuri biologilisi rytmeajas, on suutnud muuta organite aktiivsust ajas, selgub. Hiina-arstid olid oikeel teellä. Iga organ touseb oma aktiivsuset tipule täpselt sel ajal, mitä Hiinan meditsiin ennustas. Se ei ole kokkusattumus, se on arhitektuur. Muutle sellele, su kehä ei ole lihtsalt kogum elunditest. Su kehä on täpne symfonia, kus iga instrument mängib oma soolo täpselt oikeel hetkel. Ja kui sa ärkad öösel, siis se ei ole symfonia katki läinud. Se on märk, et yksi instrument yritab mängida tugevamini, sest midagi on blokeerinud selle voolupäivällä. Kassa teed, mis kellal sinu kehä praegu koige rohkem abivad jaab. Kassa ollet kunagi seostanut oma ööpäivä ärkamiste aigamone konkreetse elukysymysega. Enne kui räägime kopsuudest ja 3 tunnist, pead sa teadma, mis toimub täpselt sydäöl. Kel 11 ohtul kuni kel 1 öösel on sapipoje aeg. Sapipois Hiina meditsiinis ei ole ainult organ, mis hoiab sappi. Sapipois on otsustusjulguse organ. Se on organ, mis vastutab sinu voime ees tehdä valikuid selkeltä, luplikult, ilma kahtluseta. Inimesed, kes ärkavad pidevalt kella 11 ja 1 vahel,
kannavat endaga otsustamata otsuseid. Suhteid, mille se nadei tea kas jäädä. Töökohti, midanat kardavat jättää. Soonu, midanat poole öelnud, sest ei teadnud, kas on oige aeg. Nende sapi pois tööttävylle tunni tööd, proovides läbi töötada seda, mida aju päivällä hendamata jättis. Kell 1–3 öösel on maksa-aeg. Maks hiina meditsiinis vasta viha emotsioonille. Mitte plahva tusliku, nähtävä viha, vaid alla suritud, neelatud, aastate pikkusen viha. Se viha, mitä sa ei näidannut, sest oli epäviisakas. Se viha, mitä sa alla neelasid, sest kardat konflikti. Se viha, mis on muutunut milleksi muuks, kurbus, ärevus, väsimus, selettamatu resignatioon. Kui sa ärkat kella 1 ja 3 vahel ja tunnet kuumust, ärevust, peadringi käimas, siis sinumaks töötab. Ta yritab läbi töödeltä koguneenut emotionaalset koormust, mis päivällä ei saanut liikuda. Ja siis tuleb see tund. Kell 3. Kopsude aegal kaab. Kopsude aktiivsuse tip kell 3–5 hommikul on aeg, mil keha teeb sügavaimat hingamistööd. See on ka aeg, mil surma statistika järgi sureb kõige rohkem inimesi, mil astmaatikud kogevad kõige raskemaid huku. Mil kopsupoole tikuga haiget päevad kõige intensiivsemalt. Keha on maksimaalselt haavatav ja maksimaalselt avatud samalla ajalla. Ja emotionaalselt kopsut kannavat leina-energiaa. Lahkumine kuid. Kautusi. Seda, mitä sa ei ole suutnud vabastada, sest lasta lahti tundub nagusurm iseenesest. Kas sul on inimene, ketä olet kautanud ja kellest sa ei ole toelliselt lahti lasknud? Kas on midagi sinu elus, mis on läbi, aga sa ei ole suutnud seda lopuks lopetada? Nüüd kysi endalt, millal sa viimati äratasid kell 3? Kaasaegne teadus nimetä selle kronobiologiaks, kun see teadus algas hoopis mujalt ja paljon varem. Aastal 1794 dokumenteeris prantsuse teadlane Jean-Jacques Dortus de Mairan midagi, mis tundus absurdne. Taimed, mis liikutasid oma lehti päikesetousul ja sulkesid need päikeseloojangul. Tegid sedaka siis, kuitana täielikku pimedasse kohta paikutas. Ilma päikesetä, ilmaväliste märkideta. Taimed jätkasid oma rytmi nagu oleks neissees kell. 20 esimesessä jandi alguses leidsid teadlaset selle kella. Si on valk, mida nimetatakse clock-geenipult kodeeritavaks valgukompleksiks, täpsemalt cirkadiaanse rytmiregulaatoriksi, mida lyhendatult nimetatakse BMAL1 ja CLOCK vastastigmojuks. Need valgud muodostavat negatiivset tagasisidea hela, mis täiendab ennast ligikaudu iga 24 tunnin järjellä. Se mekanism on nii täpne, nii universaalne, et seda leidub mitte ainult inimestel, vaid ka seentel, putukas ja bakteris. Sinu keha on miljardite aastate evolutsiooni tulemus. Ja selle evolutsiooni yksi pysyvä maid saavutusi on sisemine kell, mis ei allus sinulle. Se allub ainult rytmileise. Mis juhtub, kui sa selle rytmika lähed vastuollu? Mis juhtub, kui sa sööd sydäöpaiku, kui sinumaks piiks puhkama? Mis juhtub, kui sa istud ekraani taga kell 2 öösel, kui su kopsut tahavat rahulikkust ja sykävät puhkust? Mis juhtub, kui sa päivä juoksulalla surub emotsioone, mida peab nüüd läbi töötama? Teadus vastab sellele selkeältä. Kronobiologiset uuringud, mitä on tehty alates 21. sajandi algusest, näitävät yhemottelliselta. Organitetöö häiruminen ende aktiivsusajal on seotut pikaajaliste ainevahetushäirete, immuunsysteemi nörgenemise ja kognitiivse langusega. Kuid mis on velgiolullisem, ne uuringut näitävät, et kronoterapia ravi, mis arvesta piga organi oma aktiivsusrytmika, on olulliselt tohusam kuin ravi, miss seda ei arvesta. Monede vähiravi, miten effektiivisuus kasvaa kuni 20%,
kuin neid manustada organi aktiivsuset tipuajalla. Sukkeha on täpne, täpsen kuisina, jata räägib sulle ikä öö. Mistund on sinu keha praegu rääkimas. Seda, mitä sä ei ole kunakin oppinut, ei opetata koolis. Ei räägitä arstide vastuvottudel, velja arvatud harukortsetel juhtudel. Moone erandliku arstikabineti jutus. Sulle on antu tabel symptomite kohta, pillit symptomite vastu, diagnoosit symptomite nimetamiseksi. Aga keegi ei ole rääkinut sulle, et symptom on keel, et unehäire on lause, et öiset ärkamiset on tekst, millel on tähendus. Hiina meditsiinil on 2500 aasta jagupatsiente. Se on 2500 aastat vaatlust, dokumenteerimist, katseeksituse metodil öppimist, ilma standardiseeritud uuringuta, kuitka ilma farmaatsia firmaden rahastamiseta ja ilma yhegi ärillise huvita tulemusi moonutada. Selle ajan jooksul on Hiina arstit loonut maailma yhdet täpsematest kaardisysteemidest inimese kehakohta, mitä nimetatakse meridiaanisysteemiksi. Meridiaanid ei ole anumad, mitä saa ponkas mikroskoopika nähdä. Seda on kasutatud argumentina, et lykätä koko systeem körvalle. Kuid se on sama argument nagu öelda, et armastust ei ole olemas, kuna armastust ei saa sormeut saka katsuda. Meridiaanid on funktionaalsed rajad, miskirjeldavat. Kuidas keha eri osad on oma vahel yhendatud ja kuidas informaation nende vahel liikub. Ja nyt 21. sajandis on Noel Ravi uurijat leidnud, et paljud klassikaliset meridiaanipunktit asuvat täpselt seil, kus fastsiaalkude sidekoestruktuur, mis läbi kogu keha muodustab tihendusalasiid ja spetsiifilisi ruohupunkte. Systeem ei läinud valesse kohta. Me ei teadnud lihtsalt veel, mitä me otsimme. Kuid mis on se teave, mitä meridiaanit kannavat. Hiina meditsiin järgi ei kanna nad ainult fyysillist energiat. Nad kannavat emotionaalset informaationi. Iga organ vastutab teatud emotsioonide töötlemise eest. Se ei ole poeetilin kujund. Se on funktionaalne kirjeldus sellest, kuidas emotionaalne seisund moojutab organi töövoimet. Kopsud ja kurvus, maks ja viha, neerud ja hirm, sydä ja room, aga ka paanilline ülevoimendus, porn ja mure, liigne analyys, ringmotlemine. Kuissa oled aastate jooksul leina protsessi maha surunud, siis se lein ei kao. Se läheb kuhugi. Hiina meditsiin ütleb, että läheb kopsudesse. Kaasaegne psyhosomaatika ütleb, että läheb kehasse. Molemmat räägivad samast asiasta erineva keelega. Millist kielt su keha räägib? Ja kas sa oled kunagi oppinut teda kuulama? Se, mitä sä nyt kuuled, on inimkonna vanimasse kehaviipedessä peidetut tarkus, missä on aastatuhandet ollut olemas. Aga seda on peitut mystikaksi. Tegelikkuses on se biologia, lihtsalt biologia, mitä me alles opimme lukema. Räägimme nyt sellest, mitä su keha tänä öösel sulle ytleb. Mitte yldiselt, vaid konkreetselt. Kel 2050 aastanumbrillise matriksi järgi on kehalle 22-tunnise aktiivse periodisysteem. Vaatamme neid koiki koos, kuid alguses yksi kasjalikumalt neid, mis puudutavat sind koike sagedamiini. Kel 21–23 on kolmiksoagenda ja aeg, mis Hiina meditsiinis on funktionaalne systeem, mis reguleerib soojuse jaotust kehas ja kaitseb kehavälismoojude eest. Kui sa tunnet sel ajal eritust, rahutust, joudu kogu kehast välja volavaat, siis su keha üritab sulle öelda, et sa ei ole tänä päeva jooksul piisavalt ennast taas laadimiseks leidnud. Sa oled antnud ja nyt on reservuaar tyhi. Kell 11–1 öösel on sapipois aktiivne. Sapipois on Hiina meditsiini seotut julguse ja otsustusvoimega, nagu ma juba mainisin. Aga on veel midagi, mida harva räägitakse.
Sapi pois on seotud kalovuse ja uuenduslikumat lemisega. Kui sä ärkat selajal ja sul on peas joksmas, siis sun keha ei yritä sin häiritä. Ta yritäp sulle lahendust näidata, mitä sä päiväl ei suutnut leida. Problem on selles, et sä yrität magada, aga su kehä tahab, et sä kuulaksid. Kell 1-3 maks töötab maksimaalsel koormusel. Maks teeb selajal kahteas ja korraga. Ta filtreerib verd ja töötleb metaboolseid jääkaineid, ning ta töötleb ka emotsionaalset teavet. Hina meditsiini järgi on maksinu eesmärkide, plaanide ja visiooniorgan. Ja viha, mitä ta kannab, ei ole ainult se yle plahvatuv tugev viha. Se on ka frustratsioon, se tunne, et su vision, su plaanid, su soovit lihtsalt ei realiseeru, kuigi sä teet koik oikeesti. Se on vihaa, miss on muutunut pisarateks, aga mitä ei nutta väliä. Se on se tunne, et sä olet jäänyt seisma ja maailma läks möödä. Kell 3-5 hommikul kopsut töötavad. Se on aeg, mil su keha teeb sykavaimat hingamistööd, ka siis, kui sa magad. Su kopsud laajenevad ja tombuvat kokku aeglasemalt, sykavamalt, puhastades ikärakku. Ja se on aeg, mil kurbuse energia on koike tukevamini pinnalla. Kell 5-7 hommikul on käärsoole aeg. Käärsool vastab vabastamiselle, fyysilliselle vabastamiselle ja agaka emotionaalselle vabastamiselle, sellele, mis pole enam vajalik, mis on tehtud, mis tulee Blahtilasta. Kui sä ärkat sel ajal, siis su kehä yritab sulle öelda, on aeg lasta lahti milleski, mitä so kannat liiga kaua. Kell 7-9 hommikol on mao aik. Hiina meditsiinis on maguseotud muree ja yletöötlemisega, selle ringmotlemisega, mis kerrutab sama kysymust uudesti ja uudesti. Ja maku on katoitumisen organ, mitte ainult fyysillisel, vaikka emotionaalsel tasandil. Millega sa end toidaed? Milliset ideed, suhteet, kokemusta navaat sulle elu joudu? Ja milliset imevaat selle tyyjaks? Kas sa tunnet ennast selles kaardis? Kas on kellaek, mis kordub, ärkamine, mis on tuttav? Seda on salaajana hoitu, mitte se tottu, et se oleks ohtlik. Se on hoitut kättesaamatuks, sest se te admine annab sulle midagi, mitä systeemi ei taha, et sul oleks. Voimme lugeda oma keha ilmavahen dajata. Voimme moista oma emotsioone ilma diagnoosita. Voimme tunda ennast terviklikult ilma igakuise retsepti uendamiseta. Vana Hiinas oli se teadmäin rangselt valvatud. Kuningate Oukonna arstidel olid kooditut käsikirjad. Kuskehakella kirjeldused olid peidetut poeetiliste piltide taha. Mitä tavainimene ei suutnut lahtikodeerida. Keisrile kirjutati, et kopsud on nagu 2 tiip, mis kannavad hingeja etkel 3 ööselava nebnende tiivade värrav. Lihtrahvalle ööldi ainult, et on magamise aeg ja hommikon aeg. Euroopas, kus keskaegne kirik pidas kehä otsest uurimispatuseks, hävitati sajandite jooksulsuured hulki kehamoistuse yhtsust kirjelda vai tekstikogumeid. Aleksandria raamatukogu poletamist mainitakse sageli. Kuid seda ei mainita kunagi, milliset teadmiset sil olid. Yksi korduvalt esinenut teemavana del papyrusnippidel on se, mitä kreiklaaset nimetasid biorytmoseks elurytmiksi, kirjeldus sellest, kuidas kehä liigub syklilliselt ja kuidas selle sykliga harmonias eläminen on tervisealus. Hermetillistes tekstidest, niidon tekstit, mitä seostatakse Hermes Trismegistose, 3 kortselt suure Hermese nimega, miss on legendaarne vana Egyptuse ja vana Kreeka filosofia sekunemine. Leidup viitet kehalle kuin mikrokosmosele, kus iga organ peegeldab yhte tevaa kehää ja yht planeedit syklit. Se kirjeldus voib tänä päiväl tunduda mystiliine, aga tegelikult kirjeldab se yhte asia, mitä me tänä teamme teaduslikult. Igal organil on omat sykkel, ja need syklid on seotud valguse ja pimeduse vaheldumisega,
miss on seotud maapöörlemisega päikese ympär. Maapöörlemine. Päikese valgus. Sinu maksaa rakkude taktitunne. Koik yks systeem. No kogude liidus uuriti 20 sajandil biorytme intensiivselt. Kuid peamiselt spordia soojaväe kontekstis. Kuidas suurendada sportlaset tipsooriituse toena osust. Kuidas tagada, et pilot oleks maksimaalses valmisolekus täpselt sel hetkel, kui seda vajatakse. Need uurimused olid salastatud. Lääs sai nende olemasoluest aimu alles pärast Nõukogude liidu lagunemist, milloin dokumente avati. Ja neist uurimustest selgus midagi, mida keegi ametlikult ei tunnistanut. Inimese kehallist ja vaimset suutlikkust saab ennustada ikäpäiväiselt arvestades tema biologiliste syklite faasi. Se ei Paul Voodoo. Se on statistika. Tänä on niid teetmäist kätte saadavat. Mitte ainult sportlastele, mitte ainult pilotidele vaid sulle, kes sä ärkat kell 3 öösel ja vaatat lakke. Mitä sä vaatat? Mitä sä tegelikult näet sel hetkel? Räägime nüüd emotionaalsest kihist, milles teadus vaikib. Kuid mida Hiina meditsiin on yksikas jalikult kirjeltänud yli 2500 aasta. Iga organ ei ole ainult fyysillinen struktuur. Iga organ onka emotionaalinen töötlemisyksus. Se ei ole poeetillinen kujund. Se on kirjeldus sellest, kuidas keha ja meel on lahuutamatult seotud. Mida kaasaa egne psyhosomatika ehk teadus, mis uurib seost psyhika ja kehalliste symptomite vahel, on toestamas uha täpsemalt. Uuringud, mitä on tehtud alates 21. sajandi alguses psyhoneuroimmunologias, teaduses, mis uurib seoseid psyhika, närvide ja immuunsysteemi vahel, näitävad, et kroonillinen emotionaalinen stress muuda botseselt organite töörytme. Kroonillinen hirm, ala surutud ja käsitlemata, mojutab neerude funktiooni. Kroonillinen frustraation mojutab maksaensymaatiilist aktiivsust. Kroonillinen leinaseisun mojutab kopsumahtu ja hapniku imendumist. Hiina-arstid nimetasid seda 4000 aasta eest. Kaasaegne immunolog moodab seda laboristana. Vaatamme kopsude ja leina seos täpsemalt. Leina neuropsykologia on uurimisvalkond, kus on selgunut järgmine muster. Käsitlemata leina puhul aktiveeritakse kehas kroonilliselt stressihormonide elkoige kortisoli tootmine, mis oma korda suppresseribin muun vastust mojutab hingamissykavust ja suurendab poolletikumarkerite taset veres. Kopsuud töötavad alaoptimaalises režiimis. Inimesed, kes on läbinud pika käsitlemata leinaperiodi, poevad statistilliselt rohkem hingamistee infektione, astet, bronhiiti. Kehä rääkib kurbusest kopsuudekaudu. Mitte ainult öösiti, vaid kogu aik. Öised ärkamised on ainult se hetk, mil kehä tostab hält koike kuuvemini, kuna väliset myraad on vaikistunut. Kysymys ei ole ainult se, miksi sä ärkad. Kysymys on se, millestä saa ei ole toelliselt lahti lasknud. Muutlee takasi. Muutle kautustele. Mitte ainult suure kaaga kautustele. Mitte ainult lahkumistele surmaga, akaka neille pisematele, mitä yhiskond ei pea piisavalt suureks et nutta. Unistus, millestä sä loopusid vaikimisi. Soprus, mis kuhugi hajus ilmaselkituseta. Version sinusti se, kes oleksid ollut, kui midagi oleks läinut teisiti. Armastus, mis loppes enne kui seiteke likult algas. Kopsut kannavat neid koiki. Ja kel 3 lähevät nattipkoormuselle brovides läbi tööttara seda, millele sä päiväl ei annut aika. Se on pohjus, miksi niin paljud inimeset ärkävät kel 3 kurbuse ja seletamatu kaaluvat tunde al, millele nad ei oska nime anda. Se ei ole hormonaalinen koikuminen. Se ei ole melanholia. Se on sinu kehä tekemäs oma tööt. Ja se työ on seotut sinuka. Nyt räägimme blokeerinkutest. Miksi öinen ärkaminen muutub musteks, korduvaks, harjumuseksi?
Kuikeha yritää midagi läbi töötada. Kuid sa tostatta selle töö pealt maha, siis ta jääb tsüklisse. Se on sama mekanism, mis tekitab traumajärgse stressihäire, mida lyhendatult nimetatakse traumajärgse stressihäirena. Keha yritab ühte kogemust läbi töötada, kuid midagi katkestab selle protsessi ja keha läheb tagasi algusesse ja proovib uuesti ja uuesti ja uuesti. Sul ei pea olema soojast naasvasoduuri trauma. Piisab ka sellest, et oled aastaid ise oma kehalle öelnud. Se ei ole sobiv aeg, söö alla. Lykkä edasi. Praegu ei ole aika tunda. Mitä sä teet kell 3 öösel, kui sä ärkat? Vaata telefoni. Loed uudiseid. Pyät sundida ennast magama. Keerutat motteid. Teise voimalusena sä jäät lamamaan ja tunned. Kuida sä revus kasvab ilma selkepohjuseta. Mitte yhtäkin neistä valikutesta sä ei kuulla oma kehaa. Sä yrität temast pongeneda. Esimene blokeeringutekiht on tähellepanu körvale juhtiminen. Telefon, ekraan, millekin muu peale motleminen. Sukkeha on tostnud häire, aga sä keräsit häireri väliä. Teine blokeeringutekiht on jouga magama surumise katse. Se on nagu yritada sundida last, kes nutab. Korraks vaikima, ilma et sä teda koige pealt kallistad. Keha ei rahustu käsul, ta rahuneb siis, kuita tunneb, et teda on kuuldud. Kolmas blokeeringutekiht on rationaliseeriminen. Sa ytlet endalle. Se on stresstöl. Se on kohv, millä mä join liika hiljaa. Se on ilm. Se on midagi, mis möödub. Ja voib olla se möödubki, sel öisel. Aga moster jääb, sest sa ei tegele tegelikult sellega, mida keha ütleb. Neljäs blokeeringutekiht on meditsiinillinen ymbermääratlus. Sä lähed arsti juurde, arst ytleb unehäire, sä saat pillid. Pillid vajutavat alla symptomi. Sonum ei joua kohdalle. 2 aastat hiljem on uusi symptom monesteises kehaosas. Keha ei vaivu, kuni sonum on vastuvoetud. 5 blokeeringutekiht on emotionaalinen tuimestaminen päiväjouksulla. Alkohol, ylesööminen, yletöötaminen, pidev sosiaalmedia keriminen, yksi koikmillinen tekevuus, mille esmärkon mitte tunda. Kuisa päiväl pidevalt emotsioone tuimestad, siis peab selle töö äära tegema. Ja teeb seda täpselt sel ajal, mil vastutav organ on tiptasemel kell 3, kopsudega kurbuse jaoks. 6 blokeeringutekiht on usk, et tugev inimene ei nuta. Et läbilasta on nuorkus. Et leina on viisakas tunda täpselt 3 kuud ja siis edasi minna. Need uskumuset on sykavammalt kahjulikut kuin yksi fyysillinen kahjur, sest niitä takistavat keha koigepohjilisemaa puhastusysteemi töötamist. Su keha ei kysi, kas sul on aika tunda. Ta tunnebigal juhul. Kysymys on ainult selles kus ja millal. Kassa teed, millises blokeeringukihissä sinä oled. Nyt rääkime sellest, mis tegelikult toimub sinu kopsudes. Kell 3 öösel, biologilisel täpselt. Kopsud täidavad öösiti erillist ylesannet. Päiväl hingamme me reaktiivselt, vastuseks keskonna ja kuhallise koormuse naudmistele. Öösiti eriti sygavunne periodidel. Muutub hingaminen autonomseksi, se tähendab, et se läheb täielikult vegetatiivse ehk tahtmatu ehk autonomsen nervisysteemi kontrolli alla. Si on si osa sun nervisysteemist, mis kontrollib kas seedimist, sydämerytmi, vereimmuunrakke ja oikeet veresuhkrutaset. Autonominen nervisysteemi jakuneeb 2. Sympaattinen ehk lahjapongene systeem ja parasympaattinen ehk puhka- ja seedisysteem. Öösiti, siis, kui koik läheb hästi, piiks domineerima parasympaattinen seisund. Se on taastumise, puhastuse ja integraatsiooniseisund. Selle seisundis toimubka emotionaalne töötleminen, mitä psykologit nimetavat öisen emotionaalse konsolideerimisena. Uuringud unenäguude kohta näitavad,
Et emotionaalselt laetut päivämälestused läbivad kiire silmaliigutuse uneperiodide, ehk se on se unefaas. Mil silmat liiguvat kiiresti, lyhendatult nimetatavat kiire silmaliigutuse une ehköise une nägude une ajal emotionaalselaengu eraldamise prosessi. Mälus säilip, kuid emotionaalne intensiivsus väheneb. Se on looduslik terapia. Aga mis juhtub, kui emotionaalne koormus on niin suur, et seda yhel ööl läbi töödelda ei saa? Mis juhtub, kui aastate kaupa on kuhjunut seda, mida sa ei ole luba andnud endalle tunda? Keha tostab häire, ja se häire tuleb täpselt sellel kellaajal, mil vastutav organ on oma aktiivsuset tipus. Kell 3 öösel ärkatsa üles. Kopsud ytlevät. On midagi, mis vajaab sinut tähelepanu. On midagi, mis on ollut siin juba liiga kaua. On midagi, mida sa ei ole lupannut liikuda. Se on mitte häire, se on kutse. Nyt peaamme rääkimä millest eriti ei rääkitä, kuid mis on ehkä koige olullisem. Sellest, mitä sä saat sel asemel teha, et kell 3 öösel litsalt kannatada. Esmalt, ääratunmine. Kui sä ärkat kell 3, siis me te ennan vuotat seda kui probleemi, mitä lahendada, vaid kui signaali, mitä lukeda. Kyse endalt, mis toimuu minu kopsudes. Mis emotsioon on praegu pinnal. Mis on se asi, mille suhteessa mä pole vielä lahti lasknud. Sa ei pea vastama valjusti. Sa ei pea isegi vastuste adma. Piisab sellest, et sa esität kysymuse. Se on piisav, et keha saab signaali. Teda on kuuldud. Taiseks, hingamin. Kell 3 öösel, kopsude korge aktiivsuse ajal, on spetsifillinen hingamistehniika, mitä Hiina arstit on kasutanud aastatuhandeid. Se on englanne, pikveli ja hingamin. Mitte sygav sisse hingamin, mitä enamikin nimesi proovib. Valja hingamin. Sest valja hingamin aktiveeri parasympaatilist systeemi. Valja hingamin on vabastamise fyysillinen akt. Proovi seda. Hingasi se 4 loendamisega. Hoijasi se 2 loendamista. Hingaväliä 8 loendamisega. Korda 4 korda. Väliä hinkaaminen peab olema 2 korda pikem kuin sisse hinkaaminen. Se ei ole mystika. Se on vaaguse ehkä hulkurnervi stimuleeriminen läpipikendatud väliä hinkaamise. Mitä kaasaegne teadus on toestanut kuin efektiivset autonoomisen nervisysteemin regulaatorit. Vaaguse ehkä hulkurnerv, missä on 10. kraniaalnerv, on pikim kraniaalnerv kehas, missä yhendab ajuotsekoigisi se organittega. Se on peasuhtluste, mille kaudukeha ja aju vahettavat informatsiooni. Kuid tähellepanu väärne on se, että liikaudu 80% teabevuokudest liikub mitte ajust organitesse, vaid organitelt aju. Sinusi se organid ei saa ainut käske. Nat saadavat rohkem informatsiooni ylespoole, kui saavat alla. Sumaks räägib sulle. Su kopsud räägivad sulle. Su neerud räägivad sulle. Vaagu se ehkä hulgurnerv on se kaabel, mille kaudu se informatsion liikub. Ja kui sa kell 3 öösel ärkat ja hingad aeglaselt ja pikalt väliä, siis sa ei ainult rahusta ennast. Sa ytled oma kehalle, kuulen sind. Jätka. Mä kuulan. Millist sonumit su keha on aastate joksul yrittänyt sulle saata. Nyt räägime systeemsemalt. Vaatamme kogu ööpäivä rytmikaardista tult. Niina ku Hiina meditsiin seda kirjeldab. Ja korvutamme seda sellega, mitä kaasaegne kronobiologia on muutnud. Kell 3-5 hommiku kopsude aktiivsus on maksimaalinen. Kopsud vastuttavat hingamise, kaitse ja leinatöötlemise eest. Kaasaegne muutmine kinnitab, et kopsude bronhodilatatsion ehkä bronhide laajeneminen ja hapnikuvahetus on sel ajal koige efektiivsem, aga ka koige haavatavam. Astmahuud on statistilliselt koige sakedasemad just kella 4 paiku hommikul. Kell 5-7 hommikul kärsoole aktiivsus. Kärsool vastutab vabastamise, luupetamise ja epäolullisest lahtilaskmise eest. Kaasaegne fysiologia kinnitab,
et kärsoole peristaltika on köige aktiivsen varahommikul, just sel ajava hemikul. Kel 7–9 hommikul mao aktiivsus tip. Maku vastutab toi tainete vastuvotmise eest, niin fyysilisel kuika ideede ja kogemuste tasandil. Kaasa egne toitumiste adus sovitab koige pohjalikumat hommikusööki just sel ajava hemikul. Sest mao happesus ja ensymaatilinen aktiivsus on siis optimaalsed. Kel 9–11 porn ja kohunääre on aktiivsed. Niid organid vastutavat energiajaotamise ja veresuhkru reguleerimise eest. Kaasa egne uuring näitab, et insuliinitundlikkus on hommikusel ajal koige parem, mistä hendab. Etsusi veesikute tarbiminen hommikul pohjustab vähem veresuhkru koikumisi kuin sama koku se tarbiminen ohtul. Kel 11–3 luunal suda on aktiivsus et tipus. Sudahaina meditsiinis vasta broomule, armastusele, akakapaanilistele seisunditele, mil room on ylevoimendunut ja muutunut agitationiksi. Kaasa ekne kardiofysiologia kinnitab, et sydämen rytmivariervus on hommikusel ja varasel lounasel ajal koige suurem, mis näitab suurimmat kohanemisvoimet ja taastumisvoimet. Kel 3–7 pärast lounal pensol on aktiivne. Pensol vastutab sorteerimise ja eristämise eest, millel on tähendus ja millel mitte. Mis on toit ja mis on jäätmed niin fyysilisel kuin informaatiooniliselt. Kaasa ekne immunologia teab, et liigikaudus 70% kehaimmuun rakkudest asub soolesti ku seinas, ning toi tainete imendumine on pärast lounal körge aktiivsusega. Kel 7–9 ohtul neruud on aktiivsuset tipus. Neruud Hiina meditsiinis vastutavat eluenergiavarukshojustamise eest, mitä nimetatakse jingiksi. Se on pohjenergia, sykavin elujoud. Neruud on seotud hirmuga, elkoige eksistentsiaalse hirmuga, hirm surma ees, hirm elu kadumise ees, hirmitte piisavalt elada. Kaasa ekne fysiologia kinnitab, et neruude hormonide, eriti aldosteroni, tootmine on körgel pärast lounal ja varasel ohtul. Kel 9–11 ohtul perikard ehk sydämepaun on aktiivne. Se on kaitse membraan sydäme ympär, aga Hiina meditsiinis on sekä emotionaalse kaitse ja turvatundeorgan. Se on piir, mis lase varmastusesissa ja hoijapselle ees. Ja se on aeg, mil sa peeksid luupetama tööd, ekraanid väliä lylitama. Laskma endal tullamaha päevast ja joudmaa öiseks puhkeks. Kassa tunnet selles rytmis ennast. Mis ajava hemikus tunnet sa koige rohkem, et sa oled vastuolus oma kehan loomulike rytmidega. Kuid miksi se te admine on meille niin kaugeks jäänyt? Miksi me elämme niin täpses vastuolus oma kehan loomulike rytmidega? Vastus ei ole litsalt mugavus ega laiskus. Vastus on systeemne. Tänä päivä majanduslik systeemi ei ole yleis ehitatut inimese biologilisten rytmide austamiselle. Se on yleensä hitatut maksimalselle tuutlikkuselle, mistä hendab, et sa pead olema saadaval tähelle panelik ja produktiivne siis, kui systeem sedava job. Mitte siis, kui su keha on optimaalses aktiivsuses. Öövahetus, mis töötab siis, kui keha piiks puhkama, pohjustab teada olevalt metabolseid häireid, sydämeveresoonkona riskisuurenemist ja immuunsysteemin nuorgenemist. Mitä on dokumenteeritud uuringutes, mitä on tehtut lendurite, arstide ja tehastetyötajatega. Söömisharjumuset, mis on kujunennud ympärtöö ja koolitundide, mitte keha aktiivsusen rytmijärgi, pohjustavat kroonilisi veresuhkru koikumisi, kaalutousu ja seedehäireid. Kunstlik valgus, mis katkestab melatoniini ehk unehormoni tootmise, on yksi olulisemait tekureid, mis on häirinud kaasaekse inimeset sirkadiaan se rytmi viimase 100 aasta jouksul. Sa ei ole katki, su keha ei ole katki,
su keha reageerib keskkonnalle, millestä ailaab. Ja se keskkond ei ole alati ehitatut sinu tervise toetamiseksi. Aga sä saat sellest aru nüüd, ja se tead mine on esimene samm. Hiina kliinillinen meditsiin, mitä tänä praktiseerivat miljonid arstid yle maailma. Kasutab kehaa kella igapäevaselt. Kui patsient tuleb käivusega, kysib Hiina arst mitte ainult, mis valutab, vaid ka millal valutab. Kas valu on hommikul, mis viitab teatud organite rütmihäärele, voi ohtul, mis viitab teistele. Kas ärkamised on kell 1, mis viitab maksale, voi kell 4, mis viitab kopsudeele. See diagnostilinen meetod on täpne mitte sellepärast, et see oleks müstiline. See on täpne, sest see kasutab keha endasi sehitatud ajastust informatsiooni saamiseks. Kaasa egne funktionaalne meditsiin hakkab seda lähenemist järjest rohkem omaks vuotma. Funktionaalsed arstid, kes uurivat tervist systeemse terviklikun lähenemisega, mitte yksikus symptomikaupa, kysyvät yhä rohkem oma patsientidelt, millal se juhtuu, millal tunnette endhalvasti, millal on energiat ja millal on se kadunut. Se kysymys millal on diagnostillinen votti, ja su enda keha vastab sellele kysymyselle iga täpsemini kui ykski laborianalyys, miskel sa praegu ärkad. Nüüd, kuna me olemme joudnud siia, kussa tead, miskel su keha rääkima hakkab, on aeg rääkida tervikust. Mitte ainult sellest, mitä öövalgus ja ärkamised sulle ütlevad, vaid sellest, kuidas seda informatsiooni kasutada. Terviklik läheneminen kehakellalle hölmab 3 kihti. Esimene kiht on fyysillinen rytm, se on se, mitä me olemme koige rohkem arutanud. Millal syödä, millal magada, millal harjutada, kuidas toetada iga organiaktiivsust selle tippajal fyysilliseltä. Tain kiht on emotionaalinen rytm. Se tahandab tead likkust sellest, millistel kela ei kadel, on sul loomuli kalduvus teatut emotsiooni kohima, ja selle asemel, et seda alla suruda, anda sellelle ruum. Kui sa teed, et kell 3 yösel on kopsuude aeg ja sa ärkad, siis sa mitte ei voitle selle vastu, vaid sa annat endalle 2 minuutit, et tundamis on pinnaalla. Mitte analyysida, mitte lahendada, lihtsalt tunda. 2 minuutit. Ja siis hingapikalt väliä. 4 korda. Ja vaata, mis juhtub. 3. kiht on informatsioonillinen rytm. Siitä hendab, et sä hakkad oma kehaaga dialogi, kussa ei ainult reageeri symptomitelle, vaid sä kuulat aktiivselt, mitä kehä ytleb ennen kuin symptom tekib. Se on ennen koike tähellepanu, märkkaminen, kysiminen. Mis on minu kehastana erineu, mis tund on praegu olnud eritipinev, mis organil on minut tähellepanuvaja. Niid 3 kihtikokku on se, mitä Hiina meditsiin nimetab harmoniseerimiseksi, seisundiksi, kus kehat syklit töötavat synkroonis, kus energia vuulab takistamatult, kus emotionaalne töötleminen toimub omalla ajalla, ilma et koguneks yle koormus, mis siis kell 3 yösel lahti lendab. Harmoniseeriminen ei tähenda täjuslikkust. Se tähendab teadlikkust. Teadlikku osalemist oma keha rytmis, mitte selle ignoreerimist. Ja se teadlikkus algab tänä öösel. Kui sa ärkat kell 3 öösel, hinga pikalt väliä ja kysi. Kehä, missä mulle öeltä tahad. Nüüd on aeg praktikaks. Se praktika on lihtne, aga ärge ala hinnake seda lihtsust. Litsadas jaadon sagelin niid, mis töötavad. Se praktika on muoveldud tekemään tänä öösel, kui sa ärkad. Voi kui sa pole harjunut ärkama öösel, siis tehdä seda hommikul kell 3-5, ennen kuin sa täijelikult yles toused. Aseta oma käsi ornalt rinnalle, otse rinnakorvi peele, just selle koha peele, kussa toned hingamist koige rohkem. Hingasi seeglaaselt 4 loendamist. Kujuta ette, kuidas ok taidab su kopsud koige alumisest osast koige ulemiseni, nagu vet valatakse klaasi. Hojasi se 2 loendamist.
Hinga väliä äglaselt ja täjelikult 8 loendamist. Pikalt. Koik väliä. Lasesel vuolatana ku lainelang, mis tombub tagasi okeani. Sel hetkel, kui sa hingad väliä, kysi endalt vaikimisi. Mitte valjusti. Mis on se, mitä mä ei ole laskenut lahti? Ei ota vastust. Ei otsi vastust. Ainult kysi. Kordan eli korda. Ja pärast 4. korda. Lase oma käsi minna rinnalt köhule. Tunne, kuidaskö tousep ja langeb. Tunne keha rasket soojust. Ja luba endal olla täpselt siil, kussa oled, ilma et midagi muutuks, ilma et midagi lahenduks. Se on koik. Eli hingamisringi ja yksi kysymys. Keha ei vaja suuriseste. Ta vaja ainult seda, et sä pööraksid tema puule. Et sä moistad, että räägib. Et sä oled valmis kuulama. Kui sä olet seda teinud, on sul yksi hetk. Kun sä tunnet kas midagi liikumas, kasvoi väga ornaalt, leikuva vastamise tunnet rinnus, veikerkust silmades, soojuse levimist kehas, voisa ei tunne midagi, ja se on sama hea. Kehä ottaa omaa aikaa, ta onudanud, kun sä olet valmis. Tema ajakava on erinev sinu ajakavasta. Mitä sä praegu omaa kehas tunnet? Sinu kehä on teadnud kogu aeg. Ta on teadnud, mis aasta aiksu hinges on. Ta on teadnud, mis on ravimata. Ta on teadnud, mis on käsitlemata. Ta on teadnud, kes sä oled, isegi siis kui sinä polnud kindel. Ja iga öö täpselt kell 3 on ta yritänyt sulle seda öelda. Kopsut ütlevad, on lubatud leida. On lubatud kautada. On lubatud nuttaa. On lubatud mäletada. On lubatud lasta lahti ilma, et unustaksid. Niid 2 on erinevad. Lahtilasta ei tähendä unustamista. Lahtilasta tähendab, et sä voitat kautuse endaka kaasa, kuid mitte selle alla. Maksytlep, su visioon on olemas. Su unistused on olemas. Su tahe on olemas. Sä olet vihaseks saanud, sest sä näed, kun sä tahaksid olla, ja sa ei ole selveellä. Se ei ole märk eksimisestä. Se on märk sellest, et sul on sisukas eesmärk. Neerut ütlevad, hirm ei tähendä, et on ohtlik. Hirm tähendab, et on oluline. Koige sukavam hirm on seotut koige olullisema asiaka sinu elus. Sapi pois utleb, su julgus on olemas. Sä oledot suused edasi lukanut, mitte seetottu. Et sä ei teadnud vastust, vaid seetottu, et vastus nauab midagi, milleks sä olet kartnut olla valmis. Su kehä räägib sulle kogu aeg. Öösiti ta lihtsalt räägib valjemalt, sest muut myraat on vaikistunut. Kysymys ei ole enam, miksi mä ärkab kell 3 öösel. Kysymys on, mitä mä teen selle soonumiga, mitä mä olen nyt kuulnud. Se on esimene kord, kui sä suudat vastata teisiti. Hina meditsiini puhul on yksi konseptioon, mitä nimetatakse kiks. Se on kaitsev energia, mis vuolab kehä pinnal ja kaitseb tehdä välismoojude eest. Päiväl on se energia aktiivinen väljäpuul. Takon niin maailmas koos sinuga, kaitstes, skaneerides, reageerides. Öösel tombub take haasisemusse, toitma organeid, puhastama kanaleid, tekemätööd, mitä ei saa tehdä päivä keskellä. Se pilt on ilus, kuid se on täpne. Öiset prosessit erinevat pohjimottelliselt päivästest prosessidest. Öiset prosessit on taastuminen, integraation, puhastaminen. Ja need prosessit vajavat sind, mitte sinut tekevust, vaid sinu kohalolekut. Sinun nousolekut, sinun lubadust. Mä olen siinä, mä olen valmis, tee oma töö. Kel 3 öösel, kui sä ärkad, su veiki on kehastöötamas. Ta on kogunut päivä informaationi, kogu emotionaalset jäägit, töötlemata tunded, läbimotlemata kokemukset ja tatoob neid kopsudesse, et kopsut saaksid alustada töötlemist. Sinult ei kysita, et sä lahendaksid niid kell 3 öösel. Sinult kysitakse ainult, et sä oleksid kohal, et sä ei pongeneks, et sä annaksid oma kehä loomulikulle prosessille ruumi, mittei suruvat seda alla. Koukuneminen toimub ainult siis, kui vool on blokeeritud.
Ja vuolon blokeeritud ainult siis, kui sa yrität midagi takistada. Lase volata. Se on koik. Aasta tuhandet vanunne tarkus, 2500 aasta vanunne hiinameditsiin, tänä päivä kronobiologia ja psyhosomaatika koik ytlevad sama asia erinevate sonadega. Kehä on tark, kehä teab, kehä suhtleb. Kysymys on ainult selles, kas sa kuulad. Tänä öösel, kell 3, kuisusilmad avanevad, sa tead nüüd, mis toimub. Kopsud on tippaktiivsuses. Nad töötlevad seda, mis oli käsitlemata. Nad kannavat seda, mitä sä ei ole suutnut lahtilasta. Ja nad yritävät sulle öelda. On aeg. On aeg vabastada. On aeg hingata sykävämältä. On aeg olla kohdalla. Sä ei pea tänä öösel midagi suurt tekemään. Sä ei pea ärkama ja pikki tunde mediteerima. Sä ei pea kirjuutama pikkakirja, ketä olet kautanud. Sä ei pea läbima mingit suurtelu ymberkujundust. Sä pead ainult panema käe sydämelle, hingama 4 korda, pikalt väliä ja kysimä vaikimisi, missä mulle öelda tahad, ja siis kuulata. Kehä vastaab. Mitte alati sonadega, mitte alati selgelt. Monikord vastaab ta lihtsalt soojusega rinnus. Monikord vastaab ta kergeleigu tundega, mis möödub kiiresti. Monikord vastaab ta nutu, mis tuleb ootamatult ja möödub sama ootamatult. Yksi koik kuidesta vastaab, se on oikee. Yksi koik, mis tuleb, se on se, mis vajas tullaan. Su kehä on su koike lojalsem kaaslane. Ta on ollut sinu korvalla laates esimesest hingetombeesta. Ta on kantnut koike, mitä sä olet kokenut. Koikki kautusi, koikki voitte, koikki valikuid, koikki hetki, mil sä ei teadnud, mis edasi tuleb. Ta ei ole su vaellane, ta ei ole su vastane, ta on su liitlane, ta räägib sulle, sest ta huulib. Ta äratab sind kell 3 öösel mitte selleks, et sind häirida, vaid selleks, et sa ei jääks magama selle suhtes, mis vajab sut tähelepanu. Kuula teda. Ta teab, mis su hinges on. Mine nüüd kommentaaridesse ja kirjuta yksi asi. Mitte pikaselgituse, mitte analyysi. Ainult yksi lause. Mis kel sä viimati ärkasid ja mis tunne oli ärkamisellä. Yksi kel, yksi emotsioon. Sinu kel, sinu sonum. Sinu kommentaari ei ole ainult tekst ekraanilla. Se on hetk, mil sä julget öelda. Mä kuulsin seda. Mä olen kohdalla. Mä olen valmis kuulama. Kehä kuuleb seda. Sinu öö räägib sulle. Nyt teet sä seda keeltä.